Tšau kõigile, täna jälle Merka siin ja täna tulid sa vaatama sellist videot, nagu tellisin Rovenile Juumist huvitavaid vannimänguasju või vannimänguasju, üldiselt mänguasju. Aga jah, Juum on selline äge koht, kus on väga palju erinevaid asju, mänguasju, riideid, tehnikat, nagu kõike, mida eluks vaja on. Ja põhimõtteliselt tulevad need 2-3 nädalaga kohale ja need on tehtud põhiliselt Hiinas. Seega jah, vaatame, milliseid ägedaid asju sealt leida võib. Esimeseks asjaks on siis selline mullitav krabi. Kõik lapsevanemad võib-olla mingil ajahetkel on internetis surfates seda näinud ja minulegi on see silma jäänud ja seega ma tahtsin selle ära proovida. Sellepärast sellel on alati hästi head arvustused olnud ja mul on siin patareid juba sisse pandud. Tagant näeb selline iminappadega selline. Need iminapad jäävad väga hästi mul vannitoa seina külge ja üldiselt vanni külge. Nad ei ole mulle ära kukkunud, seega väga okei. Ja siin on selline kork, mis läheb siia ülesse niimoodi ja siia alla sisse, siis tuleb panna seda vannivahtu. Minul vannivahtu ei olnud, siis ma panin seda šampooni ja toimis samamoodi väga hästi. Mis ma unustasin? Siin on nupp. Siit läheb käima ja see teeb muusikat ka. Ja siis saab ilma muusikata ka panna. Siis ta lihtsalt undab. Ma andsin talle selle eile ja ta oli ülisillas sellest ja talle nii meeldis ja mulle endale meeldib ka. Ja ma mõtlengi, et ma oleks kindlasti pidanud selle talle juba varem ostma, aga parem hilja kui mitte kunagi. Aga 10 punkti 10 ausalt, et ma soovitan kõikidele emmedele, et see on nii vahva ja sellega on nii palju tegevust. Järgmiseks on meil siis selline väikene vaalakene, väike vaalapoiss kutsun mina teda ja vaatame täpselt, milline see välja näeb. Mul on siia ka patareid pandud ja Roven on sellega juba nii kuivõrd mänginud, aga see näeb täpselt välja selline. Silmake ja keelekesed ja väike saba on siin taga ja see toimib niimoodi, et see läheb siis vette ja vees automaatselt see hakkab käima. Siin on siis sellised sensorid. Kui ta tunnetab vett, siis ta läheb põlema. Siin on LED-tulekesed ja siit ülevalt siis tuleb tal vett ja see purskab. Ma andsin Rovenile sellega mängida esimest korda ja ma isegi ei teadnud, kuidas see toimib ja ma panin selle kohe vette. Seega see hakkas vett purskama ja tulekesed läksid põlema ja Roven ehmatas ära. Seega meil on praegu natukene selline kahtlane seis selle vaalapoisiga. Me veel ei ole päris kindlad, et kas ta nagu julgeb sellega mängida või ei julge. Aga talle väga pakub see huvi, aga ilmselt läheb natukene aega, enne kui ta sellega harjub, sellepärast, et ma ehmatasin vaese lapse poolsurnuks, eks ole. Aga minu arust see on nii armas mänguasi jällegi. Soovitan igaühele, kellel on väiksed lapsed kodus. See on nii vahva just, et ta pritsib seda vett, et sul ei ole näiteks vaja seda mingit kraani jooksma jätta või midagi sellist, et osadele lastele meeldib, kui kraan jookseb nagu minu Rovenile. Siis ta peab kogu aeg jooksma, aga siit purskab ja siis tal on nii vahva ja see põleb ja vahepeal on äge nagu tuld ka kustu panna, et siis on siuke teistmoodi jälle. Aga 10 punkti 10 jälle. Järgmiseks ma näitan sellist matti, kuhu siis tavalise aiavoolikuga saab vett sisse lasta. Kaasas on ka selline jublakas, mille siis sai ilusti panna vooliku otsa. Ja sealt siis hakkab tulema vett välja ja minu väike kallis poja juba jälle ehmatas ära. Sellepärast, et see vesi lihtsalt oli seal nii külm ja ta lihtsalt värises seal sees vaesekene. Aga tegelikult näeb see ülikihvt välja ja see on nii lahe. Ainuke miinus ongi see, et see vesi on seal lihtsalt nii külm, aga jahutamiseks on see ideaalne. Ja plusspunktid on see, et ma arvasin, et seal on vaja survega sellist vett, aga ei, et tavalisest sellisest
ilma surveta veest piisab täielikult. Lisaks saab siis seda veesurve taset reguleerida väiksemaks või suuremaks, aga oleks ainult see vesi seal soe. Ja tegelikult, kui see vesi seal pikalt käib, siis lõpuks hakkab see ikkagi üle ajama ja tuleb nii-öelda siis väikene ujutus, aga 7 punkti 10 kindlasti. Järgmiseks on meil siis selline asi, vaadake kui kihvt. Ja see on selline toru ja siin on siis erinevatest tükkidest kokku pandud. See tuli siis eraldi tükkidena, et said ise selle kokku panna ja seda saab siis vastavalt vajadusele kokku panna, nii nagu sulle või lapsele meeldib. Ja siit ülevalt läheb siis vesi sisse, siit tõuseb vesi üles, see pallikene siin ulbib, siit tuleb vesi alla, siin see keerleb ja siit tuleb ka vett. Ja siin on sellised kraanikesed siis, mida saab vastavalt vajadusele lahti või kinni keerata, et sellist meisterdamist on päris palju ja Rovenile see väga meeldib, sellepärast see on jälle midagi uut ja talle meeldib, et siin on igasuguseid selliseid nupukesi, mida saab keerata ja siin on selline pallike, mida ta tahab väga kätte saada ja näiteks talle meeldib eraldi sellega ka väga mängida, siia vett panna ja siis siit vett tilgub alla. Selline hästi põnev nagu asjalik mänguasi, et mulle väga meeldib selline arendab mõttetööd, et ma soovitan kindlasti jälle 10 nagu, ma ei tea, ma ei oska muud öelda, nagu on ju tegelikult. See on jumala äge asi, jumalast äge asi. Ja järgmiseks on meil selline ujumisrõngas, selline pisikene ja jah, see on roosa. Sellepärast, et ma vaatasin, et see värv nagu saadetakse seal juhuslikult, et sa ei saa seda värvi seal valida ja meie saime roosa rõnga. Aga sellest pole midagi, sellepärast Rovenil on nagunii roosad ujumispapud ka. Seega me matchime väga hästi. Ja siin mulle meeldib, et siin on selline käe, kus ta saab kätudega kinni hoida ja siin on sellised jalakeste need. Need jalakeste osad tundusid mulle algul väga väiksed, aga Roven isegi mahub siia sisse. Järgmine aasta ta kindlasti siia ei mahu. Praegu see on nii-öelda ääri-veeri, et ta nagu mingi hetk kannatab siin olla. Aga ma võin ausalt öelda, et see keskmine osa tundub siin olevat ebamugav, sest see on hästi nagu selline peenike ja talle väga kaua ei meeldi siin olla. Mulle tundub, et natukene kuidagi hakkab talle kiskuma see jalge vahele. Ujuma teda niimoodi ma lahti ei saa lasta nagu. Ma pean kogu aeg rõngast kinni hoidma, sellepärast see nagu vee peal ei ole stabiilne. Tal on sellist hästi vähe pinda ja ta nagu kõigub edasi-tagasi, et kui ta ümber läheb, siis ta nagu sellega ilmselgelt nagu üles ei saa ja see tundub, et läheb väga kergelt ümber. Seega see on selline väga ohtlik ja ilma järelevalveta ma kindlasti nagu sellega Rovenit kuskile ei jäta. Aga mis mulle väga selle rõnga juures meeldib, on see, et see on hästi pisikene, seda on hästi hea kuskile randa kaasa võtta, kotis hoida ja selle mahutamisega ei ole erilisi probleeme. Aga 10 punkti skaalal ma annaksin sellele 4 punkti 10, sellepärast see ei ole väga ohutu. Järgmiseks on selline üliarmas mootorpaat. Nii kui ma nägin seda, ma teadsin, et Rovenile kindlasti meeldib ja see on siis ka patareidega ja see on nii-öelda siis selline vannimängu asi või sellega saab ükskõik kus vees siis mängida. Asi on selles, et ma korra seda proovisin ja see ei läinud tööle, see pole mul töötanud. Ma praegu vahetasin patareid ära ja see ikkagi ei tööta, nagu siin on nupp ja see ei tööta. Üks asi tundus mulle hästi kahtlane ka see, et isegi kui ma panin siia patareid sisse, siis siin igal pool on sellised nagu hästi suured augud, et see vesi läheb ju siia kõik sisse. Ja kuidas see töötab, nagu see ei tööta ju, kui vesi läheb sisse, sest see osa siin, kus patareid on, see pole absoluutselt isegi mitte kaitstud veest, ma võin teile näidata ka. Ükskõik, kuidas ma seda painutan, siia läheb nagu vesi kindlasti sisse ja väga pikalt see ei toimiks kindlasti, nagu te näete. Siin on patareid ja nagu
igalt poolt läheb vesi sisse. Selles suhtes ma olen väga pettunud ja ma annan sellele 10 palli skaalal annan 1 punkti nagu välimuse eest, sest see on väike paadike. Järgmiseks on meil selline siis utulutu või see on pall ja see on selline silikoonpall ja see on ülilahe. Mul on selline pall varem ka olnud ja sellepärast ma tahtsin seda uuesti tellida. Tuleb kaasa selline plastiktoru, mille sa paned siia sisse ja siis saad selle siis täis puhkuda selle plastiktoruga. Mina olen selle plastiktoru juba ära kaotanud ja ma kaotan kogu aeg neid torusid ära ja igasuguseid muid asju, seega see on tavaline minu puhul, aga videos näete siis, kuidas selle Kaspar täis puhub ja see läheb päris suureks, see läheb isegi palju suuremaks kui Kaspar siin videos puhub, aga me praegu nagu ei riskinud, sellepärast me tahtsime, et nagu Roven mängib. Ja see on nii vastupidav, ma imestasin. Roven nagu hüppas selle peal kõhuli kogu aeg, see kestis mingi 3, 4, 5 kuud kindlasti ta mängis sellega kogu aeg ja see ei läinud katki. Ta nagu ei ammustanud seda ka ja see on päris tugevast materjalist ja tal hullult meeldis niimoodi teha sellega, kui ta pisikene oli. Ja see on hästi hea pehme ja väikestele lastele nagu soovitan, nagu see on üliäge asi. Kuskidel sünnipäevadel või õues kasutada või toas, nagu toas viska seda ükskõik kuhu sa tahad, et midagi katki ka ei lähe. Aga see on nii äge, neid on erinevas suuruses ja erinevate värvidega ka, et kindlasti soovitan 10 punkti 10. Järgmiseks on meil selline asi ja see on siis mullitaja, elektriline või patareidega töötav ja ma tahtsin tükk aega sellist, sellepärast et Rovenil tuleb kohe nüüd juulikuus sünnipäev ja ma tahtsin, et sünnipäeval oleks selline mullitaja, sest lastele alati meeldivad mullitajad ja sellega oli kaasas siis ka selline mullitamissegu ja see on siis patareidega, mul on patareid sees, teeb sellist häält. Kusjuures see võtab päris palju seda vedelikku, seega ma soovitan osta sünnipäevaks kindlasti mingi 3 seda tuubi tagavaraks, et neid läheb nagu ludinal, aga jah, siis kallad selle siia sisse natukene ja siis paned tööle ja mullikesi tuleb, et minu arust on selline väga vahva laste mänguasi, et muidugi mitte anda seda nagu väikestele lastele kätte, sellepärast nad valavad kohe selle ümber igale poole ja siis see võib minna siia mehhanismi sisse ja siis ei tööta, seega ma alati tõstan selle kuskile kõrgemale, aga siiamaani Rovenile see meeldib ja see on väga vahva. Isegi nagu lihtsalt, kui sa tahad pildistama minna, siis see on nii tore, et kui sul on taustaks näiteks mullid ja siit tuleb päris palju mulle tegelikult. Aga hindeks ma annaksin sellele 10 palli skaalal 8. Ja, see on päris asjalik hinne. Järgmiseks, kile sees. Kes see mulle selle kilega sealt andis? Ja see näeb välja siis selline, vaadake siia alla. See on siis selline vannipomm ja see pannakse siis vanni ja siit tulevad erinevad värvid siis alt välja, see on nii-öelda nagu vikerkaare värvid. Ma ei ole kindel, et see on mõeldud spetsiaalselt lastele, pigem täiskasvanutele, aga see oli nii armas, ma pidin selle ostma ja see on siis nende eeterlike õlidega rikastatud ja ma näitan siis, milline see ka vannis välja näeb. Natuke sellist lillelõhna ja väga mõnusa lõhnaga, hästi selline pulbrine nagu vannipallid ikka. Vau! Vau! See on nii äge! Appi kui lahe! Kas te näete seda? Mis asja, need on ideaalsed mullid. Ilmselt siin ei ole mitte mingisugust kahtlust, vaid see on 10 punkti 10 nagu halloo. Järgmiseks on mul siis selline asi. See ei ole tegelikult seotud nagu väga
laste mänguasjadega, ütleme niimoodi, aga ma pidin selle tellima, sest see nägi nii vahva välja. Ja see on siis Woogi vahepliiats, mis teeb siis Woogi vahed valgeks. Halleluuja, see on nagu üliäge asi. Ma ei tea, miks ma pole seda varem näinud. Ja siin on selline ots, ma olen juba seda kasutanud, see on natukene juba ära kasutatud. Ja siin oli üks teravam ots ka kaasas, et saab seda vahetada. Ja siit tuleb siis selline valge asi välja, mis käib siis Woogi vahedesse. Ja ma tegin vanaemal selle ka köögis kõik Woogi vahed ja see köök nägi välja, nagu see oleks täiesti alles plaaditud. Ja ma mõtlen just, et nagu vannitubades ka, et nagu värskendada kuskil, see on nagu ülihästi toimib, et kui keegi tahab lihtsalt nagu värskendada, üle tõmmata ja see näeb nii hea välja lihtsalt. Ma mõtlesin, et ma teen siin üürikorteris nagu ka natukene, aga meil on siin Woogi vahed ikkagi sellised kreemiad, seega ma ei taha siin nagu midagi ära rikkuda. Ma annan sellele kohe nagu 10 punkti 10. Nüüd ma käisin ka ehituspoes ja ehituspoes ma nägin ka selliseid Woogi vahede nagu valgendajaid ja selliseid erilisi teisi värve, mida saab siis kasutada, aga varem ma ei teadnud nagu, et selline asi üldse eksisteerib, seega you are welcome, kui sa oled sellist asja otsinud. Okei, kui te nii väga küsite, siis ma näitan ühe asja veel, mis ma siis Juumist tellisin, mis ei puuduta siis neid vannimängu asju. Siis on selline asi, nagu see on selline autorada ja see on teibiga. Ma olen alati mõelnud, et Rovenile oleks nagu äge see autorada vaibaga, aga siis ma ei tea, see tundub nagu nii imelik, mingi roheline ja värk, et palju ta seal ikka sõidab ja see on nii kirju, et äkki tal hakkab pea ringi käima. Ja siis ma nägin sellist asja, mida saab nagu otse siis põrandale kleepida või no ükskõik kuhu tegelikult kapi peale, kas või las sõidab kapi peale oma autodega. Ja seal olid nagu erinevaid neid radasid ja neid saab nagu põranda peale kleepida. Siin on nagu väike jalgratas isegi ja mingid noolekesed ja see näeb nii palju lahedam välja kui see roheline selline mängumatt ju. Pealegi, kui ei meeldi, siis saab alati ju need maast üles korjata või ilmselt nad kuluvad ka, kui põrandat pesta ja niimoodi, aga see näeb nii äge välja. Ja lisaks sellega saab ju täiesti nagu eraldi laua teha ja siis laua peale sellised rajad teha. Aga ma annan sellele 10 punktist 7. Sellepärast, et tegelikult siin rullis ei olnud väga palju seda materjali. Ma sain nii palju teha, nagu te nägite. Ja tegelikult ma ei tea ka, kuidas see nagu põrandapesuga vastu peab. Ilmselt nagu kulub ära, aga täiega lahe asi on ikkagi. Aga suured tänud, et te vaatasite seda videot. Ma loodan, et teile meeldis ja andke teada, milline oli teie lemmikmänguasi siin kommentaarides ja ma lisan ka kõik need mänguasjade lingid siia alla infoboksi, seega saate need ise üle vaadata, kui teil on huvi. Ja kohtume juba järgmisel korral ja ärge unustage subscribe ida, like ida, jagada ja tšau!